Kujuta ette, kui ettevõtte, kus sa oled viimased 37 aastat töötanud ja mille juhtimisstrateegia on olnud kogu aeg ühetaoline, et olla rohkem välja peetud veel elegantsemale ja rafineeritud hoiakule ja see on aastakümnete vältel taganud vaid edu, kuid nüüd on asjad muutunud ja sulle saadetakse meilkirjaga, et ettevõtte juhtkond vahetatakse välja, et tagada uus, innovaatilisem, uuenduslikum ja keskkonnateadlikum ettevõtte elluviimine. Ja kuigi sulle öeldakse, et pole vaja muretseda, et kõik muutub ainult veel paremaks, muretsed sa siiski, et kas sa oled suuteline selle innovaatilisuse ja uuenduslikkuse üle elama või siiski mitte ja paari nädala pärast võid sa ennast leida juba põrnitsemas CV Keskuse ja Töötukassa kodulehekülgi. Täpselt selline lugu on Lexus ES-iga, mis on olnud selle sünnist saadik 37 aastat tagasi ühetaoline elegantne luksusauto, kuid nüüd on midagi ikkagi totaalselt kohe peatselt muutumas. Selline on see uus, innovaatiline, uuenduslik ja keskkonnateadlik uue põlvkonna Lexus ES. No on ju kole ometi, no muidugi on. No ja olete ju nõus, et see auto on palju ilusam kui see uue põlvkonna ES. No muidugi, palju ilusam, ei ole mõtet seda uut enam kordagi vaadatagi. Mulle tehti märkus, et võib-olla ma ei kajastanud tõesti uue põlvkonna ES ennem õigesti ja võib-olla tõesti jäi mõni nurk ennem kaadrist tõepoolest välja, kuigi ma hästi ei usu seda, aga see auto on ikkagi natukene liiga. Õnneks ei pea me sellest invataksost veel rääkima ja saame tagasi pöörduda selle vana ilusa ES-i juurde veel. Tere tulemast taas kord kaasa elama Naisluksuri proovisõidu saatele. Jah, tõepoolest praeguse põlvkonna Lexus ES on endiselt saadaval ja saab ta siin kiiresti ära sõidutada uue reaalsuse eest uue põlvkonna ees. Seega on tema hinnad lausa alla hinnatud ligi 9000 eurot, saades kätte ta nüüd kõigest 49 900 euroga. Ja see auto on seda väärt hoolimata sellest, et ta tuli müügil juba 2018. aastal, nähes siis esmakordselt ilmavalgust, kuid teda on peetud väga paljude poolt maailma kõige ilusamaks uueks sedaaniks, hoolimata sellest, et ta põhineb paljuski Toyota Camryl ja paljud ütlevad, et see uus põlvkond pole talle vääriline mantlipärija. Viimaste aastatega pole temas palju muutunud, 2025 tuli talle juurde Black Special Edition, mis tähendab, et tema küljepeeglid, tagaspoiler ja veel mõned paneelid on täiesti mustad ja 2024. aastal lisandus kõikidesse varustutesse 12,3-toline multimeediasüsteem ja head-up display tuli juba saadavale baasvarustusse. Tagaistujatel on tal jalaruumi piisavalt ja pearuumi samuti 445 liitrit on tal pagasruumi mahtu, mis on isegi 20 liitri jagu suurem võrreldes uue põlvkonna Toyota Camryga. See on uue põlvkonna Lexus ES-i sisemus, mille peale ei saa küll kuidagi hull olla. Paljud ütlevad, et see suur paneel on ju otse McDonaldsi toidumenüüst kuskilt välja rebitud seina pealt. Ja seega näeb see tõesti üks kohutav takso välja. Selle eest praeguse põlvkonna Lexus ES-i sisemus on küll vägagi imetlusväärne. Seal on vägagi palju häid materjale. Eraldi kliimapaneel on olemas taga. Ees on olemas 7-toline näidikupaneel, mis on endiselt pärilt Lexuse kadunud superautolt LFA-lt. Marken Levinsoni helisüsteem, juhtmevaba Android Auto, Apple CarPlay ühendusvõimalused, muidugi kõik meel mugavusvarustusest, mida sa vähegi oskad soovida, ehk istmete jahutused, soojendused. Tuleva põlvkonna ES on saadaval elektriautona, mis juhul on tal olemas sõidulatus kuskil 500 kilomeetrit ja 230 või 330 hobujõudu. Aga teda saab ka bensiinimootoriga, kuid ma arvan, et sellest ilusast rikast invataksost tuleb mul rääkida ikkagi mõni teine kord, kui see auto reaalselt juba müügi saalides kohal on. Praegu on aga meil veel võimalus pageda ilusasse hetked reaalsusesse sellest hirmuäratavast tulevikust. Selle põlvkonna Lexus ES on olnud saadaval Euroopas vaid hübriidina 2,5-liitrise vabalt hingava bensiinimootoriga, millel 215 hobujõudu ja variaatorkäigukast.
USA-s on teda saadud aga 3,5 liitrise vabalt hingava bensiini kulistava V6-ga, millel lausa 303 hobujõudu ja 0-100 kiirendus 6,6 sekundit. Antud mootorit enam uue põlvkonna ES-ile ei saa, kuid seda saab edasi siiski uuendatud Lexus IS-ile, mille rattad aga paraku Euroopa turgu arvatavasti kunagi puudutama ei saa. Selline on Lexus ES, praegu on ta veel sellise graatsilisena ja ilusana ja jõulise mootoriga saadaval allahinnatud hinnaga. Mina ütlen sulle, mine ja osta ta kiiresti ära ja ära iial vaata tagasi, sest et tagasi vaadates võid sa silmata seda uue põlvkonna kohutavat ja liiga innovatiivset ES-i. Selline oli sellekordne naisteksil proovisid. Kohtume teiega juba nädala pärast, seniks kohtumiseni ja liigub ikka turvaliselt.